Tere almas kuulaja ja vaataja, mina olen siin Bliss ilu- ja tervisemajas, imekaunites Bliss Dental Clinicu ruumides, tänu kellele on mul üldse võimalik seda podcasti teha. Aitäh! Täna on mul külas Tiit Trofimov, kes on mitukümmend aastat oma elust pühendanud just heaolu teemadele ja vaimse tervise teemadele. Ja kuna meil juttu jätkus nii kauaks, siis selle kordse episoodi oleme me jaotunud 8 osaks. Tere, mina olen Triinu-Liis Rahe ja te kuulete Bliss podcasti. Siin podcastis räägime me ilust, elust ja heaolust. Podcasti toetab Bliss ilu- ja tervisemaja. Kas siis selline keeruline eluetapp või tugev emotsioon või ebamugavuse tunne pimestab meid täielikult? Absoluutselt, jaa, aga üks hea asi selle juures on, kõige parem asi. Ta teeb inimesed alandlikuks. Sest mingis mõttes on siis inimesed kõige rohkem oma tunnetega kontaktis. Mingis mõttes. Sest sul ei ole pääsu, kui sa jälle nii kaua, kuni sa leiad mingi tegevuse, viid fookuse sellelt tundelt ära ja leiad ka see tegevus kuskilt nagu mingil määral leevendab sinu tunnet. Ja mis sa teed? Sa surud jälle selle tunde endasse maha ja hakkad seda tunnet endaga kaasas kandma iga päev, ega ta kuhugi ei kao. See on nüüd, siit me jõuame nüüd alateadvuseni, et siis see alateadvus kogu aeg on sinuga. Ja kui sa kuskil mujal seda alateadvuse pilti näe, siis unedes sa näed kogu aeg seda. Selliseid õudukaid, selliseid tundeid, selliseid läbielamisi, hingad läbi märjana, ärkad läbi märjana, on ju, mida iganes seal selles kõiges on. On ju. Ja samamoodi, ega pääsu ei ole kellelgi sellest. Ja seda tihti nimetatakse seda keskea kriisiks, on ju. Sest see on see piir, kus hakkab keha täis saama nendest allasurumistest. Ja siis sa arvad, et nüüd ma hakkan kõike välja vahetama välist. Ma vahetan naise ära, ostan uue auto, ostan veel suurema maja, teen veel seda, teist ja 3., 4., 5. on ju. Aga tunnepäeva lõpuks on täpselt sama. Et kas istud välispeldikus või istud kullast peldikus, tunne on sama. Sees tunned ikka nii ebamugav on olla nagu. Et see ongi see, et ja teine inimene, vaata, kes ei samastu sellega, vaid ta näeb ja vaatab sind, ta näeb sellega, kus see tegelikult probleem on. Nagu. Probleem on alati tunne. Kui sa saad tunde vabaks endast, sest see ongi see, mis seda vibraat tekitab. See on see, mis meie mõistuse keerab täiesti krussi, täiesti ebareaalset krussi, nagu, nii et sa ei suuda ühtegi helget mõtet nagu üldse enam mõelda. Sest nagu sul antakse see $1 miljon, see pannakse lauale, sa ütled sellega kohta ka, nii see varastatakse mul esimese nurga peal ära, on ju. Sellised mustad mõtted on peas, on ju. Ja see ongi selleks, ongi vajalik nagu kehasse tulla. Ja see on võti, millest tegelikult ülivähe räägitakse, ülivähe kehasse tulemisest. Sest keha on meie kõige suurem antenn selles reaalsuses elamises. Enamus inimesi ju käivad saunas või vannis, teevad trenni, hoolitsevad kuidagi oma keha eest. See on nagu see vormis hoidmine, on ju. See on nagu mingis mõttes ka vormi hoidmine, ma ütleks isegi, jah. Aga juured on hoopis mujal. See on nagu see, et sa kastad nagu puud pealt poolt, aga kas sa kunagi väetis sinna juurtele paned, kas sa seda nagu mulda või muud, kas sa hoolitsed selle eest, on ju. Et see on nagu hästi, hästi vajalik ja mõlemad pooled ja ma ei ütle nüüd, et füüsiline trenn on väga vajalik, sest see on samasugune, me teame ju kõik, et kui me teleka taga õlut juues lihtsalt jalg üle teise jala on ju, süües iga päev rämps toitu sisse, kuidas me keha siis läheb on ju. Või me käime ikkagi trennis, jookseme, liigutame, millised me siis välja näeme. Aga see on nüüd jälle füüsiline pool. Nüüd meil on mitu keha ju, füüsiline keha, emotsionaalne keha, energeetiline keha, eeterkeha, on ju. Mõttekeha, nagu mõtted veel on ju, mis ei ole ka meie, aga meil on need olemas ometi. Nüüd on kõigest sellest teadlikuks saamine. Ja minu arust üks suuremaid elu eesmärke võiks olla inimesel teadlikumaks saada. Kui me räägime juba elustiili muutustest,
palun jaga mõnda radikaalset elustiili muutust, mida oled kas sina ette võtnud või sa soovitaksid inimestele, mis tõesti muudavad elu paremaks ja tõstavad heaolu? Mina saan soovitada oma laagreid. Et noh, ma olen nüüd pea 3 aastat vist juba või 4 või 3 teinud meestelaagreid. Ja ma arvan, et võib öelda, et neid tegijaid on veel, kes meestega tegelevad, aga kuna Eesti on nii väike, siis ma võin täna kindlasti öelda, et Eesti mees on palju vabamaks, avatumaks ja tervemaks saanud läbi selle, et ikkagi see info liigub, nad julgevad käia, sest kui juba nagu isegi mingid tuntud näod on ju, räägivad sellest ja tegelevad endaga ja käivad mingites kas laagrites või võtavad mingi enesearengu töötubasid ette, siis julgeb see tavaline lihtne inimene, jälle tavaline lihtne inimene on ju, ka nagu midagi ette võtta ja see avab neid, et noh, mina olen näinud lihtsalt, milline elu muutus on toimunud nendes meestes, kes on järjepidevalt käinud. Ja nad ei käi ainult nagu sellise nädalalõpp meestega, kus me teemegi erinevaid praktikaid, me räägime tunnetest, me vabastame tundeid, me teeme joogat, me hingame, me teeme helimeditatsioone, me teeme teetseremooniaid, võtame vaikuse, teeme nagu, võib öelda nagu sellise vaikuse 3 tundi, mis mõne jaoks tundub nagu ulme kuubis 3 tundi vait olla, mis on nagu, pole ju midagi. Tegelikult võiks alustada nädalajast vait olla ja siis te näete, mis toimub. Et sellist on ka palju dokfilme tehtud, et Indias vanglates on tehtud vipassaneid, kus pandi vangid nädalaks ajaks vabatahtlikult, kes soovis. Nädal aega istusid iga päev 10 tundi vaikuses, mitte ühtegi sõna, mitte ühtegi vaadet kellegi teise peale või üldse lihtsalt vaikelt. Selline teadvuse muutus, selline vabanemine, kui ennem olid nad ohvrid, ennem olid nad süüdistasid, vangivallurid on lollid, valitsus on loll, kõik on lollid, on ju, mina olen see õige, see muutus täielikult alandlikkusesse viis inimesed, nad said aru, mida nad ise valesti on, miks nad üldse teinud on. Ja kõige ilusam koht selles oli see, et need, kes selle vipassan läbi tegid, need ei sattunud enam tagasi. Muidu üldiselt see vanglasüsteemi, nagu vangide süsteemi, üsna ruttu satuvad tagasi, sest nad ei teadvusta, miks nad seal on. Ja see on kõige tähtsam, et sa saaksid teadlikuks iseendast, kes sa siuke oled üldse. Millised baasmõtted sul kogu aeg peas keerlevad, sest inimene tihti ei pane tähelegi. Ta ise ongi see sama mõte, et mina olengi nüüd see ja see lugu su peas räägib, et sa oled see. Üks päev, kui seda enam ei ole, kõik on läinud, ma olen abikaasa, on ju, aga üks päev abikaasa läheb ära, enam ei olegi, mis must nüüd saab, siis kukuvad kokku, hakkavad jooma, on ju, või ma olen ärimees, või ma olen lapsevanem või mis iganes, ma olen veel, neid identiteete on meeletult palju ja noh, me ise samamoodi ju, me läbi elu vahetame neid identiteete, aga kõige ilusam koht on see, et kui sa jõuad sellesse, et siis kõik, kui see identiteet kaob, sa oled endiselt sellises rahus, nagu, et sa tead, et okei, täna ka, et kui ma justkui enam ei ole nagu selline, et selles mõttes, et oma kogemuste põhjal praktikad edasi andev enesearengu teejuht, siis ma võin lihtsalt ka olla. Ehk siis kõik mehed ruttu Tiidu juurde üheskoos praktiseerima. Laager, 2 nädalat, see on nagu selles mõttes jälle ülivajalik asi, et tee see otsus, vaata, tegelikult siin elus on ju kõik on otsus. Otsus, kas ma teen mingi asja ära, sa tead, et sa lihtsalt otsustad, otsus, et ma saan kaineks, on ju. Otsus, et ma olen olemas oma pere jaoks, on ju. Otsus, et tegelen tänasest päevast nüüd iseendaga, see on otsus. Otsus, et ei söö enam mingit rämpstoitu nagu, mis ei tähenda, et sa ei võiks kunagi proovida, aga sa ei juha seda hommikust õhtuni sisse, on ju. Otsus, et ma ei torma enam, võtan rahulikult asju, on ju. Otsus, et ma armastan, otsus, et ma olen koos kellega, kõik sellised asjad, eks. Need on kõik otsused.
lõpuks kõik käibki otsusest, et mis ma siis otsustan lõpuks, on ju. Ja sellest hakkab kõik pihta ja ma arvan, et see on ka üks, ma arvan, et kõige suuremaid investeeringuid on, sest ma olen nii palju päriselt elu muutuse näinud, et kui sa tuled 8 nädalaks ja sul on vaja selleks ideaalis ka keskkonnast välja saada korra, sest see siin olemine tisub sind päris uttu muidu tagasi, aga korraks, sest et vaata, see on jälle selline, kui ma nüüd laiemalt lahti, et kui sa nagu korraks ka ise endast, kui sa hakkad praktiseerima, sa saad selle võtme endale kätte, selle tööriista ka, et sul tekib see suutlikkus ise ennast kõrvalt analüüsida, sest muidu sa oled jälle nii oma identiteediga samastunud, sa ei suuda isegi ennast väljapoolt analüüsida ja vaadelda, mis ma tegelikult tunnen, mis ma tegelikult mu elus toimub, on ju, mida ma tegelikult soovin, on ju. Kõik need asjad, me ei suuda lihtsalt, sest mul ei ole seda võimekust ennast eraldada oma identiteedist. Aga kui sa selle selgeks saad, see tekib meditatsiooniga, see tekib siukse rahuliku aja võtmisega ise endale vaikuses istumisel, kas või mingi teetseremooniale. See tea, kui palju mehi ajas närvi see selline aeglus, millega teetseremooniat tehakse. Ma mäletan mind ennast ka, esimene teetseremoonia minu elus kunagi. Ma lihtsalt vaatasin ja mul oli selline rahutus ja mõtlesin, et oled ju harjunud kohvikus, kõik hästi kiiresti on ja siis vaatad mingi lihtsalt see tseremoonia läbiviija aegluubis, puhastab iga tassi ükshaaval, valab vee ära, kuivatab seda ära. Ja sa vaatad grupis 30 meest peale esimese tassi puhastust. Sul käib niimoodi, juuksed on püsti, sa mõtled ainult sellele, et see on ju ebareaalne, 30 tassi on veel puhastada. Millal ma selle tee ükskord kätte saan? Selline möll käib meeste peas. Noh, sa tagasi sidena, lihtsalt nii palju tulnud. Ja minu peas käis kunagi samamoodi. Ja siis pärast nagu ja siis see meel lihtsalt ajab sind hulluks, on ju, sest ma olen pime ruumis ka kunagi käinud 10 päeva, kus ei olnud valgust, häält ega inimesi. Ja see 3 päeva see paneb nagu Ameerika mäed peas, sest otsib toitu, otsib tegevust, otsib nagu sidet millegagi pole. Ja siis sa lihtsalt magad, väsid ära, sest meel nii aktiivne, kuni 3. päeval umbes hakkab nagu alla käima, nagu rahulikuks läheb. Uni läheb aina lühemaks, viimane öö praktiliselt ei maga enam, nagu oledki nagu non-stop ei ole väsinud ka. Kas midagi sarnast toimub ka sinu väereisidel? 2-päevastest meestelaagritest mehed tulevad nagu kehadesse ja ütlevad täiesti uskumatu, ma ei mäleta sellist aega, kui ma ei mõtleks oma tööle, kui ma ei mõtleks mingitele muredele, mingi värkidele, mul on lihtsalt selles kohas, selles hetkes ja mul on nii hea olla. Ja kõige huvitavam on see, et kui nad koju lähevad, naised tajuvad selle miski ukse peal juba ära, ütlevad, mees pole ühtegi sõna öelnud, tahaks talt krotist kinni võtta, kohe voodisse viia, sellepärast, et energia on nii hea ja see mees on nii teises kohas, ta on nii kohal, ta ei ole enam seksi ajal oma tööriistu sättimas garaažis, on ju, vaid ta reaalselt on kohal naisega koos, nagu, et see ongi see vahe nagu. Väga vägev. Nüüd tuleb vist naiste kõige lemmikum osa sellest podcastist, mille nimi on Mehe silmade läbi. Millised on mehe ootused ja soovid naistele? Mõtleme, korra puudutasime ka, on ju, seda kohta, et ma arvan, et oma kogemus on jällegi see, et naine oleks südames nagu kõige olulisem asi nagu minu arust, et kui see on juba nagu üks vajalikumaid asju, kui naine on südames, siis naine on kohal ja ma arvan, et võib-olla veel kõige tähtsam asi on see, et naine ka võtab vastutuse oma emotsioonide eest. See on nagu üks ideaalse, hea, terve suhte alustalasid, et mõlemad pooled vastutavad oma tunnete eest. Siis saab see väga ilus olema. Aga me saame alati toeks olla teisele nendel hetkedel, kui lappama läheb. Ja lappama läheb isegi väga teadlikel inimestel läheb lappama. Sest see muster on nii tugev meie sees, see lappama minemise muster. Ja see käib murdosa sekunditega, sest
kõikidel meil on traumasid omajagu all, on ju, millest mõnedest oleme teadlikud, mõnedest isegi ei ole teadlikud ja nüüd kõige see veel huvitavam osa on see, et me kannamegi oma vanemate traumasid läbi nende geneetika ka enda sees ja vanavanemate ja kõike veel seda ka poolt veel, aga kui sa näed, et nüüd läksin lappama ja alati see, et kui selles suhtes on mõlemad pooled, võtavad vastutuse ja tegelevad endaga ja vähemalt tahavad paremaks inimeseks saada, vähemalt tahavad teadlikumaks saada, siis see suhe läheb nii lihtsaks, nagu ülilihtsaks. Sa saad vabaks, sa tunned palju rohkem ise, kui sa ise enda suhtes tunned nagu armastus, siis sa ei taha kogu aeg seda saada naise käest või siis sa ei taha kogu aeg seda tirida mehe käest, on ju. Vaid sul on endal juba kõik paigas ja siis kõik muu on juba selline kirstordil, et noh, lihtsalt see on puhas nauding nagu ja sa ei ole ka nagu oma hirmudes, et nüüd ta ei tohi kuskile mujale vaadata või kellegi teisega rääkida või aega veeta või käia isegi koos, on ju. Jälle tunned täieliku rahu, aga sa saad sellest kõigest rääkida. Selline kvaliteet ja isegi ka sellistel hetkedel, kui tekib mingisugune ebamugav tunne ühele poolele sisse, siis teine saab toetada. Kuule, aga räägi, mis sul tekitab ebamugav? Ma võin sulle nagu tervendada ära selle koha praegu. Ja mis on nagu äge, et ma olen siin ühes podcastis ka nagu üks Kaido Pajumaga kunagi, tema nagu perepraktika on see, et kui ühel läheb lappama, on ju, ja seda juhtub ikka, lihtsalt ei saa aru ise juba, paned siukest sousti suust välja ja vaatad, et juba sõimad teist ja kõik, mis on maailma lõpp ja kohe lähme laiali ja kohe lähme lahku ja juba sellised sõnad tulevad, on ju, tegelikult oli võib-olla kruus vale koha peal, on ju, aga mis närvi ajas hoopis midagi muud, tegelikult su sees oli kruttin mingi nädalaajane mingi asi, on ju, aga nüüd see kulminatsioon oli kruusi valesse kohta panemises, on ju, ja juba seal sõidad üle nagu tsunami, on ju. Teine pool, kui see ei lähe kaasa, sest et vaata, see on jälle Transurfing, üks hea raamat. Et kui ma kõige lihtsamini selle lahti seletan, külakiik, on ju. Kas külakiik saab kiikuda, kui mõlemad pooled ei lükka hoogu, on ju. Aga nüüd alustame sellest, kui asi läheb lappama, et üks naine on seal või mees, ükskõik kumb, istub seal ühe külaga, teine teise pool. Nüüd üks lükkab hoo sisse, mis tähendas nüüd praegu seda lappama minekut, on ju. Ja nüüd teine, nagu kui ta ei pane tähele, et see on lihtsalt teise emotsioon, lükkab samamoodi vastu, on ju, selle kiige. Teine ütleb, mis toimub, on ju, paneb veel suurema. Ja varsti te panete võllikaid seal, on ju, mõlemad lendavad ja sulgi lendab, kõike lendab, on ju, nõusid lendab ja kõike lendab, aga lahendust ei tule, on ju. Ja nüüd, kui teine ei lükka kaas, teine ütleb, et stopp, kuule, ärka üles, noh. Nagu, mis tunne on, mida sa tegelikult vajad praegu. Tahad viha välja, no davai, ma olen sul, lihtsalt vaatan sul otsa, lase tulla nagu täiega, ära mul nagu lõhki tõmba, on ju. Aga näita välja endast, nagu väljenda kõik see tunne endast välja ja sa seisad ja sa võtta isiklikult, sa lihtsalt täiesti raudnael, mis ongi kõige suurem nagu oskus. Ja vaata, nüüd on see koht tekib, sest kui sa ei ole ise enna tundeid sees tervendan, siis sul hakkavad ka kasvama tunded sees, on ju, sellistel hetkedel. Sa ei saa ise enda tunnetega enam hakkama, kui naine laps, siis sinus ka aktiveeruvad. Ja nüüd on see koht, miks mehed tihti ära jooksavad. Keeravad selja, löövad ukse kinni, minul sükest sitta küll ei ole vaja siin kuulata, on ju. Kõik, aga naine jääb üksi selles olukorras. Seda nad vajavad kõige rohkem ja mis veel kõige tähtsam koht, et mehed tihti ise, nad on harjunud oma ärimaailmas, et siin on lahendus. On ju, alati peab lahendus olema, ma tean isegi, sa oled jälle see turvalisus, et ma tean, mis lahendus on. Naine ei taha lahendust. Nähdab, et kuula ära mind lihtsalt, sa ei pea mitte midagi tegema, ole kohal, vaata mulle otsa, näita, et sa oled olemas. That's it. Aga mees ütleb, ei saa nii lihtne olla, ma pean ju mingi nüüd lahenduse ka seal välja pakkuma sellele kõigele. Ei pea. Ja see ongi nüüd üks ilusamaid kohti, kui sa selles kohas õpid olema, see aitab naisel nagu üli ägedasse kohta saada nagu ja jällegi, noh, tegelikult ju võib öelda, et ei pea seksuaalselt rahutama alati naist, on ju.
sellest räägitakse palju, et kogu aeg peab naine seksuaalselt rahuldatud olema. Igas mõttes rahuldatud olema. See on emotsionaalne rahuldatus ja kui ta nagu emotsionaalselt on rahuldatud, kuulatud, vastu võetud, mõistetud ka, sa pead ka mõistma, see ei tähenda seda, et sa pead vastutuse võtma tema nagu tunde eest, aga mõistma ikka saan. Ma isegi näen, kus see tuleb, kus see põhitrauma sellest on, kus see nagu juur on selles asjas, selles teema. Ja siis hakkab nagu ilusaid asju juhtuma ja see suhe läheb üliägedaks. Sest et hirmud ka vabanevad, vaata aina. Kuidas mehed tõlgendavad ja väljendavad kiindumust ja armastust? Mul on olnud kunagi siuke situatsioon, et nagu kuskil olime ka Soojalmaal ja siis naised lõi lille ennast, siuke tavaline nagu võiks jälle ei taha hinnanguid anna, aga Eesti mees on ikkagi üsna sellesse võtmesse. Oli väljaminek nagu ja eks teadsime, et lähme restorani, kui ütled sõna restoran naisele, siis siis läheb möll lahti kohe päev otsa ikkagi valmistatakse ette, mehed chillivad kõik on ju, kiiret kuhugi, vahet pole, milline ma välja näen on ju. Naised tahavad ikkagi, et nad oleks märgatud, et nad oleks nagu austatud, hinnatud, armastatud, vastu võetud on ju. No ja siis, kui jõudis see hetk kätte, naised tulid tubadest välja nagu õhtukleidid seljast, nagu väga püssid on ju. Mehed plätud jalas, spordipüksid, Kalevi maika seljas. Vaatavad suure näoga naise poole. Mis sul viga on nagu? Lolliks oled läinud või? Saad aru, on ju. Mis siis naine selle peale nagu öelda oskaks nagu. Sellest me öelda, et vau, on ju, et ülikõva nagu, üliäge nagu. Selline pärl näed välja on ju. Aalise mehe vastuse siuke, et mis sul viga on, hulluks oled läinud on ju. Ja nemad tulidki restorani sellistes plätud, spordipüksid, maika seljas, naine on õhtukleidis. Ja siis mõtledki, et kui pika perspektiiviga sellised suhted on, ma ei tea, mitte väga vist on ju. Et siis tegelikult ju tahaksime kõik olla ja mehed samamoodi ja naised, kõik me tahame olla tegelikult nähtud. Ja mida me kõige rohkem taga otsime, me otsimegi seda, et märgake mind on ju. Kõik tänapäeva maailm, Instagram, Facebook, ilusasti riide panemine, kas sa märkad mind, nüüd märkad vähemalt või tavaelus, midagi rääkidagi, et kui naine tuleb hommikul võib-olla meikimata, et ütle ka, et on nunnu ju, äge, on nii kiht vaadata, et sa täna nii kuidagi tore, on ju, et mis on nagu ilusam asi, mida sa saad jälle öelda või mehele samamoodi, et ega sama palju vajavad mehed samamoodi, nagu et nad on märgatud, kus sa oled nagu näed jumala püss välja, et sa nagu kuidagi täna eriti äge nunnu ja või mehelik või mis iganes. Sest et kõikide meie sees on see väike poistüdruk olemas, kellel ei ole seda tähelepanu andmist kunagi liiga palju olnud. Pigem on mega vähe olnud. Ja tegelikult, aga vaata, see on jälle, mida rohkem sa iseendaga vaimset tööd teed, nii-öelda vaimse tervisest hoolitsed, seda vähem sa hakka seda vajama. Sa ei ole nii sõltuv enam sellest. See teeb kõikide elu lihtsamaks. Kui tore on ikkagi, kui keegi ütleb. Muidugi, alati on tore. Ja ise öelda. Ja siis on jälle oskus ka seda vastu võtta, vaata, see on järgmine, sest teemad on lõputud. Vastu võtta. Kuule, sa näed nii ilus välja. Aga mis on nüüd? Ei ole, ära hakka. Jah, aitäh. Ja see peab midagi vastu ütlema. Seda siis tekib süütunne. Kuule, ta ju mulle ütles, et ma peaks ka nüüd kohe midagi põmaka vastu ütlema. Ei, võta vastu lihtsalt nagu. See on jälle mega suur oskus nagu vastu võtta nagu asju. Kuidas siis vastu võtta? See on jälle koht, mis tekitab süütunde, vaata. Tegele süütundega. Kus tekib sinul süütunne, mis paneb sind süüdi tundma. Üsna tõenäoliselt lapsepõlves on sulle kogu aeg öeldud, et sa oled süüdi millegi pärast. Kui naine on nagu emotsionaalselt heas kohas on ju, rahuldatud igas mõttes ja tunneb,
et ka ta partner on nagu aktsepteerib teda sellisena, nagu ta on, siis ta särab. Noh, vaata tihti on, et naine, kes on armunud või selles faasis, siis sa näed, et on hoopis teistsugune. Ta lihtsalt keemia on hoopis, sisemine keemia on hoopis teine ja ta kuidagi nagu särab selliselt, et vau, on ju. Ja kui ta on kehvas kohas, siis sa saad kohe aru, et täiesti metsas on midagi, on ju. Ja nüüd see ongi, et noh, mis see naise ilu, kõige suurem nagu ilu meditsiin on. Ma arvan, et ongi see, et hoida ennast selles seisundis. Vaatama sellele, et isegi, et sa ei pea kogu aeg uue partneriga, selle pärast kokku saama, et armunud olla, vaid armunud ka ise endasse olla, armunud elusse, armunud kolleegidesse, sõpradesse, mis iganes, see tunne sinu sees lihtsalt peab olema see armunud tunne, siis sa oled biokeemiliselt nii ilus, nagu see paneb sul lihtsalt kõik su keemia tööle nagu ja sa reaalselt inimeste isegi näod muutuvad seanssidega, et kui sa nagu mingi raske hängi enda seest välja saad, see on nagu õudusilmis nagu heas mõttes, et see nagu koll läheb su seest välja ja su nägu muutub nagu Quasimodos saab lihtsalt mingi printsess või prints on ju, selline ja see ei ole nali nagu päriselt ja teine asi vaatasin ka, et näos on ju, et see kramp, et tegelikult me näos hoiame ka kogu aeg maski on ju ja nüüd kui sa selle maski maha saate, me pidime suga harjutustest rääkima. Jaa, no kuidas ma saan selle maski maha mingi harjutusega? Teed lihtsalt neid näo venitusi on ju, näed neid niukseid, öeldakse kiske nägusid on ju. Ja siis on üks asi veel on jälle keelega või massaasi nagu. Kus ma seda teen siin nagu suu sees? Nagu ringi ees ja hammaste eest, vaata. Ja siis ühed punktid on, näed, siin on vihapunktid, siin põskede all. Viha? Siin on mu viha siis, jah? Jep, ja et siin on nagu see, kus me nagu enda sees teeme nägu, et kõik on hästi ja tegelikult oleme nagu jube vihased. Siis siia tekib megapinge ja see tõmbab näo nagu siukseks nagu ülipingeks on ju, noh sa näed, et inimesel on mingi, noh ta ei ole nagu siuke lõdvestud nagu on ju. Siis siit need punktid, masseerid lihtsalt ja tõmbad isegi nagu, noh, nagu niimoodi läbi on ju. Et venitad ja siis siin nukkide taga siit need lõualihased on ja vaata kohe. Et see nüüd kontrollib kogu aeg meie näoilmet on ju ja siin ka need taga on niisugused lihase kohad, et sealt masseerid siis tõmbad otsa esist ka nagu tõmbad lihtsalt nagu venitad igas suunas, et see on ka see, mis hoiab nagu seda pinget näos on ju. Ja ma olen nagu ise käinud kursustel, kus tehti nagu sellist näomassaaži. Siis õpetaja näitaski nagu alguses tegi pool nägu ära ja vaatad inimest täiesti selgelt aru saada, et üks pool on täiesti nagu üks inimene ja teine pool on teine inimene. Noh, kohe oli aru saada, kui oli ühe poolega nagu lõdvestusse toodud, teine oli pinges. Et see on ka nagu, ma arvan, et üks lihtsamaid meditsiine nagu iluoperatsioone üldse, kui inimene, aga noh, jällegi iga päev teha see lihtsad asjad, ma ütlen, et pole aega. Pole seda 5 minutit aega, praktiliselt 5 minutit võtab aega. Et see on nagu hästi hea, et isegi üks siuke lõvikuningas on siuke meditatsioon, kus sa nagu hakkadki alguses nagu lihtsalt näoga tegema nagu ja sa istud oma paarilisega koos nagu. See ju võib küll olla selline. Ja hakkad nagu näitama välja emotsioon, mis sa sees tunned, näitad kõigepealt suuga, siis näitad silmadega on ja siis näitad, tood kehakeele juurde, hakkad nagu noh, justkui puudutaks, aga ei puuduta, näitad välja, et see on minu territoorium ja siia ei tule ja tegelikult see kaudselt aitab nagu viha vabastada. Ja siis on nagu siuke tantsimine, siuke lõbus tantsimine, siuke jälle muusika on siukest laiongi kuskilt multikast on ju, et sa saaks nagu keha liikuma ja see kõik toob sind kehasse, kohalolusse jälle ja ülivabastav, üliilus nagu. Kõlab nii lõbusalt, et saab just kui laps olla partneri. Just, aga tegelikult ju meie kõige suurem eneseareng ongi see, et jõuda tagasi sellisesse lapseliku kergusesse, mis meil kunagi olnud on. Nüüd me oleme lihtsalt vahepeal nii palju teadlikumaks saanud, et meil on see
täiskasvanu inimese tarkus, aga too siia selle täiskasvanud inimese tarkuse juurde lapselik kergus tagasi. Ja siis hakkab imesid juhtuma. See rõõm, kergus, pingevaba nagu suhtlus on ju, olemine igas hetkes, mina ise tantsi, naera, ütle välja seda, mida sa soovid selles hetkes, mis tuleb, on ju, väljenda ennast lihtsalt, mitte ära sousti, vaid väljenda ennast. Milline on peamine ebakõla naiste ja meeste loogikas ja kuidas see avaldub näiteks meie suhetes või igapäevast otsuste tegemisel? Ma kunagi jagasin ühte fotot, mis ajas päris paljud inimesed närvi. Seal oli väljendatud niimoodi, kuidas mees mõtleb. Üks raudtee, sirge, saad aru, Narva, Tallinn. Ja see oli naised, kuidas nagu näevad asju. See olid mingi 10 raudteed, sinka, sonka, vonka, on ju. Aga jõudsid ka välja Tallinnasse, Narvast. On ju. Sellega vist ongi kõik öeldud. Ja see ongi see sama, et jällegi, vaata, aga et mis on jällegi kõige ägedam ja miks on vaja meestel õppida seda naispoolt tuua endasse sisse ja naistel meespoolt, sest see on see oskus, et vastavalt elu nagu situatsioonidele, olukordadele, võimekus ennast kohendada vastavalt olukorrale. Et sa ei saa, see on jällegi, et sa näed, et kuule, siin kõrval on näiteks mingisugune, ütleme, et seal mingi betoonsein on ju. Aga tegelikult 10 meetri pärast betoonsein lõpeb ära. Naisel ei ole sellist nagu jõudu, et lähen võtan mingi suru õhuaamri ja hakkan sinna auku, sinna betoonseis. Ta isegi ei lähe, mees läheb kohe, ma tean, ma pean selle seina ära lõhkumas, mees energia nagu suure augu sisse. Ma ei tea, mul ei ole esiteks sellist jaksu ja jõudu, on ju. Ma jalutan natuke ringi siin, see on see sinka-vonka nüüd. Kuule, aga siin see betoonsein siin mingite meetrite 10-20 meetris lõpeb ära, seal on auk, seal on vahe sees, ma lähen sealt, mees on nagu oma sellega, jõuab ka lõpuks. See ongi nüüd, kui nagu sellises lihtsas võtmes lahti seletada. Ja nüüd miks on nagu, see on kehatöös on ju, et ta üsna nagu siuke võiks öelda 97-8% on meestel vasak pool väga haige, valus, on ju pinges ja naistel parem pool. Sest naistel puudub see oskus meesenergiat teatud hetkedel, nagu meesenergias tegutseda, otsusta ära, jälle see pool, et kuule, lähen teen ära ja siin on üks otsus ainult. Et mitte ei ole nagu helistan sõbrannale, siis helistan emale, siis helistan veel kellegile, siis veel kellegile. Küsin kõigilt, kas tasub otsustada. Mees siis otsustab, teeb. See on nüüd see pool, mida jälle naised võiks õppida. Teeme ära, eks. Ja jälle vastupidi. Ja mehed peaks õppima nagu seda voolavat poolt, et kogu aeg ei pea jõuga kõiki asju tegema, et kuule, lõdvestu vahepeal nagu võtta rahulikult, hinga korraks. Ja lahendus tuleb ka sedasi, eks. See on see pool, mida mehed peaks õppima. Ja see ongi, mitte nüüd jällegi tavainimene saab kohe aru, et ma küll ei taha naiselikuks saada ja naine ütleb, ma ei taha mehelikuks saada, aga see on see energeetiline pool, mida me tegelikult juurde peame õppima. See on tasakaal jälle, in ja yang, et vanast idamaade see in-yang märk on ju kõik see must ja valge, vari ja valgus on ju, kõik on ju tasakaalus. Lõpuks on kõik tasakaalus, alati ükskõik loodus on ka tasakaalus, me ei ole ju kogu aeg siin talves. Oleme kevades, suves, sügises, kõik muutub. Üks, mis on kindel, kõik kogu aeg muutub. Millised on naiste ja meeste peamised erinevused konfliktide lahendamisel? Mida rohkem sa põgened tegelikult iseenda eest, seda raskem on ka konflikte lahendada. Seda ebamugavam, seda konfliktsem, öeldakse, seda konfliktsem inimene sa oled. Sa näedki kõiges konflikti kogu aeg. Ja sa tunned kogu aeg, et sind rünnatakse, sinule tahetakse halba. Teise pärast on kõik nii, et see on pigem nagu see, mis inimesed problemaatiliseks teeb nagu. Ja kui me rääksime sellest lihtsusest ka, et mida rohkem sa saad iseenda sees neid varjukülgi, luukeresid, siganes moodi keegi tahab nimetada,
ära lahendatud, on ju, sa kergemini hakkad ka konflikte lahendama. Sa isegi ei näe enam seal konflikte, vaid näed, et lihtsalt jällegi, et teisel lihtsalt midagi aktiveerus, räägime selgeks, lahendame ära. See ei ole nagu keeruline. See kergemaks läheb, kergemaks. See ei tähenda, mitte alati, vahest satud ise ka nagu tunned, et ikkagi, sest meil on neid varjatud asju nii palju meie sees, et me ei tea kunagi, mis aktiveerub, on ju. Aga ma ei lähe kunagi, ma saan päris ruttu sellest teadlikuks, nagu ma ei lase isegi sellel nagu kasvada nii suureks, ma ütlen, stopp, et ma korraks vaatlan, mis toimub päriselt, on ju. Ja see on üsna lihtsalt lahendatud ja ma ise tunnen ka, et kui ma näen, et ükskõik, kui ma teen mingeid, suhtlen kellegiga, teen mingeid sündmusi, mingid kokkusaamised ja tajun kohe ära, et kas inimene on iseendaga nagu heas kontaktis. Kui ta on heas kohas, siis ta on kõik sellises voolamises, sellises nagu plissis, nagu võiks öelda, nagu plissi majas oleme, siis on kõik selline pliss, Ja siis lähed sinna, kus on nagu, näed, et inimene on tegelikult enda emotsioonide küüsis, nagu vangis isegi, siis sa näed, seal ainult probleemid ongi, sest nagu vaatad, et üks probleem teise otsa, midagi ei lahene, sest sealt poolt luuakse ise ju seda maailma kogu aeg ja sina oled hoopis teises maailmas nagu võib-olla omadega on ja siis näed nagu ja siis tihti ka, et sa näed, et nagu ei suju asjad. Lihtsalt ei suju vastu seina kogu aeg jooksed nagu on ja siis ongi nagu jällegi julgus või otsus või rääkida sellest on ju või siis lihtsalt lastagi lahti ja valida see inimene, kellega sul on lihtne. Eks see on nagu samamoodi, et kui sellise enesearengu teekonnal on üsna tavaline asi, et ja tavaliselt jällegi jõuame jälle hirmuni, sest kõige suurem konflikti nagu alus on alati hirm, kas ma saan väljendada sulle päriselt, mis mu elus toimub, mis sa must arvad, on ju, hirm, et äkki ma ei ole siis ebapiisav, kui ma näitan, et mul sellise probleemid on ju, mis siis veel sina, kuidas sa reageerid ja nii edasi, nii edasi. Ja meil on olnud meestekal küll ja küll siukseid situatsioone, kus peresuhted on lõpuks nagu lagunenud, sest üks pool tavaliselt millegi pärast alustavad ikkagi naised ennem, sest nad on tundelisemad, nad vajavad rohkem seda hingelist poolt, on ju. See on ka üks põhjus, miks naised täiesti ägeda, normaalse, ilusa, eduka mehe juurest lahkuvad, on puudu emotsionaalne lähedus. Kõik muud asjad on olemas. Emotsionaalne lähedus puutub. See on see üks suuremaid põhjuseid, miks ära minnakse. Mehed jookseb juhe kokku, et ma olen hommikust õhtuni tööl käinud, ma olen nagu kõik teid, meil on nagu siin maja, seal maja, sinul auto, minul auto, lapsed pestud, kustud on ju. Kõik on olemas. Aga mida ei ole? Meil pole aega üksteise jaoks. Meil pole aega rääkida, meil pole maha istuda. Emotsionaalne lähedus on puudu. Ja pigem ma olen valmis loobuma sellest, sest jällegi hing ei huvitu nendest välistest asjad. Hing tahab kohtuda teise hingega ja rääkida sügavamalt teemade kui sellest vahust on ju. Ja see on nagu, ja siis kui üks hetk siis, mis juhtub tavaliselt, kui see põmakas käib ära, minnakse laiali, ei saada enam nagu, tunned, et ei saa millestki rääkida, sest mõlemal poolel on nii suured nagu pinged, hirmud on ju, siis kui läheb mõnda aega mööda, inimesed nagu elavad oma emotsioonid ära ja jõuavad sellise kohta, et meil on vähemalt võimalik jälle kokku saada rääkida, on ju. Siis saadakse kokku nagu neutraalselt pinnalt. Meil on nüüd sõprus. Tiit, sa oled väga stiilne mees. Kuidas sina hindad naiste välimust ja riietust? Kas sul on midagi, mis sulle näiteks väga-väga meeldib või midagi, mis sulle üldse ei meeldi? Mulle ei meeldi mehelikud naised üldse. Ja seda kahjuks võib-olla on ka see praegu hästi palju maailmas muutumas, sest naistel ei lasta enam naised olla. Ja nad peavad oma eksistentsi eest aina rohkem ja rohkem võitlema ja et olla olemas üldse selles nagu maailma ruumis siin on ju. Aga vaatamata sellele, et jällegi, kui naisel on mees ja naispool hästi nagu heas kontaktis, siis sa suudad liigutada mägesid, aga ei unusta kunagi ära seda, et kõige rohkem ma pean ju naine olema. Ja mees samamoodi mees on ju. Et ta ei lähe naisenergiasse, eks.
ja nüüd kunagi, kui meenutades seda, et kui ma nagu läksin pallile kunagi, vist 13 aastat tagasi midagi niimoodi, ja siis nagu nägin esimest korda võib-olla selliseid kommuune nagu, et kus siis nagu üle maailma on kokku tulnud inimesed, kes soovivad vaimselt areneda. Ja üks niisuguseid tugevaid mustreid, siis ma sellest veel nii sügavalt aru ei saanud, oli see, et vaatasid, et naised on kõik niisugused igasugused niisugused vaimsed hülstid selga pand ja karvad ajamata kõik ja kaenlalt, jalgadelt, rastapatsid peas pesemata. Olen kuulnud ka neid teooriaid, et nii sa saad rohkem ja kiiremini valgustunuks, kui sa pead ei pese, kui sa karvu ei aja, sest see on kõik antennindus. Selle kaudu saad sa parema kontakti nähtamatu maailmaga. Üks ilus muinasjutt. Ja inimesed usuvad igasse asjadesse. Ja kui veel sul mingisuguse eriti vaimse välimusega kuru seda räägib ka, mõni laseb jalgu ka pesta, ütleb, et see on vajalik, sest muidu te ei saa valgustunuks, kui te minu jalgu ei pese. Siis see kõik on, kui sa seda läbi ei näe, ja see ongi jälle, sul on hirm astuda korraks välja ja vaadata kõrvalt, et kuule, kas see on ikka okei või kas see nagu, kas siin on mingi reaalsusega mingit pistmist või see on hirmumeetodil, ka selle taga on vaata kui huvitav, selle taga on ka hirm, et äkki ma ei saa, kui ma nii ei tee, eks, ja sinna tihti pannakse ka manipulatsioon, et sa ei saagi, kui sa nii ei tee. Kui sa nii ei tee, siis ma veel tulen näitan sulle, mis ma sinuga teen, siis inimene nagu, okei, ma teen. See on sama palju manipulatsiooni on ka vaimses maailmas, kui on tavamaailmas. Ja sellest tihti inimesed ei saa ennem aru, kui nad ükskord ka sellest identiteedist välja ei astu ja ei vaata, et kuule, see on ka üks osa arengust, et ma olen nüüd vaimne. Aina. No nüüd alustan kõigepealt nendest valvehelmetest, käin nendega kõigepealt aasta ringi, siis vaatan, kas kõik näevad, et ma olen nüüd vaimsel teel. Kuigi ükski päev ei hinga, ükski päev ei tee ühtegi meditatsiooni, ükski päev ei ole vait natuke, aga mul on helmed, ma olen vaimne, see on esimene samm vaimsusesse. Ja samamoodi naised samamoodi, et hakkavad selle nagu protestiga pihta, et ma olin selles maailmas, kus ma pidin justkui olema keegi, ma pidin näitama, tõestama, olema kellegi jaoks ilus, sest ma panin vastutuse väljapoole. Et ma pidin olema sellepärast, et mehele meeldida, et mehelt raha saada, et heaks kiitu kolleegidelt saata, sellepärast pidin ilus olema. Ja üks päev siis viskab sul kõik üle, sest see on kõik ju võlts, see on kõik kellegi jaoks millegi tegemine. Varem või hiljem see jooksutab juhtme kokku inimesel ja tekitab tohutu vastupanu protesti ja siis seal lähed teise äärmusesse. Aga siis tulid sinna peole naised, kes olid vist juba läbi teinud selle osa oma elust ja jõudnud tagasi sellesse ilusasse naiselikkusesse ja saanud aru, et kõige rohkem ma teen seda ju enda pärast. Et ma tunneks ise ennast naisena. Ja kõikide meeste pilgud olid nende naiste poole millegi pärast, mitte nende vaimlejate poole, vaid nende ilusate, säravate naiselikude naiste poole, kellel olid kleidid seljas, kellel olid karvad aetud, kes olid juuksed pestud ja kes olid lihtsalt ilusad nagu, ja nad tundsid ise ennast naiselikuna, seksuaalnesena, olevusena, jumaliku olevusena võib öelda isegi. Ja mul natuke tegelikult, ma küll ise mainisin ka, aga mul on endal ka tegelikult päris ausalt. Mul on endal ka tegelikult austades päris ausalt natukene vahest okse maiksest kõikidest sellest, ma ei tea, nagu nendest kuningannade ja kuningate ja nendest juttudest on ju, et nagu lihtsalt olge inimesed, olge mehed ja olge naised. Miks me ei võiks öelda lihtsalt olen naine ja olen mees? Tiit, sellel noodil ja selle konkreetse sõnumiga võtamegi selle podcasti täna kokku. Me vist võiksimegi muidu rääkima jäädagi. Kas sul on midagi, mida sa tahaksid veel meie kuulajatega kindlasti jagada? Ma tahaks öelda, et jõudke tagasi kergusesse, jõudke tagasi sellisesse päris olemisse, et kes te päriselt olete, jõudke sellesse
lapselikku rõõmu kergusesse, siirusesse tagasi. Sellega tuleb kaasa lihtsus ja kui tuleb kaasa lihtsus, oi kui lihtsaks elu läheb. et see on, ma arvan, et kõige väärtuslikum, ehedam ja siiram sõnum, mida ma saan siit kaasa anda, et ja ma võin oma kogemusest teile kinnitada, et elu läheb üliägedaks. Suur aitäh sulle, Tiit, et sa jagasid meiega neid kõiki mõtteid ja oma kogemust. Aitäh! Aitäh kutsumast! Aitäh! Podcasti toetab Bliss Ilu- ja Tervisemaja. Kui sulle meeldis see, mida sa nägid, mida sa kuulsid, siis palun jälgi meie YouTube'i kanalit, sest et siis on meil võimalik teieni tuua veel ägedamaid lugusid, teha veel rohkem sügavat sisu. Nii et palun jälgi, see tähendab meile väga palju ja muidugi kommenteeri, kuidas sulle see kõik meeldib, mis on sinu mõtted, mis on sinu küsimused. See annab meile selle tegemiseks veel hoogu juurde.